mina otsustasin vaktsineerida, et mul on ka häid sõpru, arste ja hea sõber on ka ülikooli rektor Toomas Asser ja kui Toomas Asser ütleb, et on vaja vaktsineerida, siis ma arvan, et ma ei ole temast sellel alal targem. Ma elan küll siin vaikselt metsa sees, aga siin käib päris palju inimesi ja võrreldes selle esimese, selle isolatsiooniga, mis oli, ma valetaksin, kui ma ei ütleks, et ma ei tundnud kunagi niisugust depressiivset kurbust või natukene ka hirmu või tuleviku ees. Aga praegune aeg, kui oled mõõdukalt ettevaatlik, aeg-ajalt kasutad maski, süstid ennast õigel ajal, ka minu ümbruses inimesed teevad seda sama, siis saab elada. Neid vaktsiine on ju ennemgi olnud ja täpselt kui kunagi oli väga-väga karm haigus lastele, laste halvatus ja sellest pääses ikkagi tänu vaktsiinile. Õige ja tore inimene on see, kes elab enamuse teistele ja natukese ainult võtab endale ja siis ma kaitsen ju oma vaktsineerimise kaudu teisi. Ma olen suhelnud nüüd kõikide oma õpilastega, nad tulevad siia talusse, 15-kesi. Ma ei karda neid, nemad mitte mind, mina olen vaktsineeritud. Ma tunnen, et nad on minu suhtes hästi, et nad hoiavad mind, nad panevad maskid ette ja nad ütlevad, et me oleme kõik vaktsineeritud ja need, kes on siia tulnud. Meie nii väike maa nagu Eesti, kui me küsime, mis on meie kõige suurem maavara, see on meie inimesed. Vaktsineerimine annab vabaduse ja vabadus ei pruugi olla ainult kauge reis, vaid rõõmus ja tegus elu oma kodus.